Nagu näha, siis jah, Rootsis juhtumite arvus ei ole mitte midagi hõlsata. See kasvab 1500 juba. Isegi 1600 peale. Aga intensiivi poolel väga suureks mureks põhjust ei ole. Sellepärast, et praegu on seal intensiivi nad on 5 inimest. Nendest lausa 3 on naisterahvad ja 2 on mehed. Ja surma siis nagu öeldud vaid 1 meesterahvas. Nii et see asi läheb nagu järjest lappesse, aga nagu näha, siis immuunsus toimib. Ja nüüd ma hakkan järjest vaatama. Väike lapsi intensiivis õnneks ei ole. Nüüd läks selle undsuse. Väike lapsi ka enam juurde ei ole ju tulnud, eks ju, 19 oli, eks ju. Ja 20-ndates ka ei ole. Kolmekümnendates ka ei ole. Ka hästi. Vähemalt pole seal täielikult lappesse läinud see tübi, mis noore rajalt maha kukutama hakkaks. Ja 40-ndates ka ei ole intensiivi kukkunud. Nii et ma tunnen, et sooline koosseis annab märku, et on vanad, nii ongi. 50-ndates on 2. Jah, see nüüd hea ei ole. Viiekümnendates on 2. 60-ndates on 3. Ja siis rohkem ei olegi mõtet tabelit vaadata, eks ole. Nii et 50 ja 60 on need, kes reanimatsiooni kukuvad. Jah, nii on. Et vane ei olnudki väga vanad, aga mitte ka väga noored, et jah, ei ole. Lapsi surnud ei ole näha. Siis ma suhendasin selle nii suureks, et lihtsalt näha, et ikka teismelisi ei ole. Ja see on nagu kõige tähtsam. 20-ndates ei ole nagu näha. 30-ndates ka ei ole. Nii. Läks nagu piiks. Ei ole ka 30-ndates, nii et see on vana inimesega tegemist. Ja nagu näha ei ole ka 40-ndates, näed, 45 on. Ja 50-ndates ka ei ole, nii et see rauga teema jälle. 60-ndad ka ei ole. Kui hea. No ei ole ja need 70-ndates ka ei ole, nii et tegemist on mingi muldvana taadi või memmega sõna otseses mõttes. Vaatan, kas ta on nüüd 90, 80-ndates on, jah. Nii et see ainuke meesterahvas 80-ndates, jah. Vaatamata juhtumite arvu kasvule, haiglaravi näitab ja suremusvaated langustrendi. Suremus, langustrend, mis langustrend? Ja tulge veel ütlema, et Rootsi teinud kevadel õigesti. Jah, kohtumisnakatumised on, aga vaata, kui kerged need on.